Georgia Tasemelist, keda süüdistatakse oma ema ja kasuisa tapmises, esindab nüüd uus advokaat, kes astus tänasel kohtuistungil jõuliselt välja, väites, et Sarah Grace Patricku loos on palju rohkem, kui võimud on avalikkusele avaldanud. Nüüd on olemas uued tõendid selle kohta, et on mingi omapäi tegutsev politseinik, kes alguses sõna otseses mõttes ei koostanud raportit. Kui Tasemeline täna kohtusaalis viibis, avalikustas kaitse enda sõnul äsja avastatud teabe TIV, mis nende sõnul viitab võimalikele uutele kahtlusalustele ja mis võib selle juhtumi käiku muuta. Meie uurime seda juhtumit, mille toob teieni Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Sarah Grace Patrick on olnud vanglas umbes aasta. Ta arreteeriti ja talle esitati süüdistus oma ema ja kasuisa mõrvades 2025. aasta juulis. Täna oli Patrick taas kohtusaalis Carrolltonis, Georgias, umbes tunni kaugusel Atlantast. Me nägime, kuidas ta naeratas, kui ta rääkis oma uue kaitseadvokaadiga. Selle advokaadi nimi on Sean Hoover. Ta asendab Latoya Williamsi. Ta ei tööta enam Georgia riiklikus kaitsjate büroos ega kaitse enam Sarah Grace Patrickut. Nüüd väidab Hoover, et on ilmunud uus teave. Aga nüüd ilmuvad välja igasugused uued asjad. Võimalikud teised relvad, võimalikud teised kahtlusalused, võimalikud teised kontaktid, võimalikud teised seosed, millest keegi seni midagi ei teadnud. Nii et praeguse seisuga on kohtuprotsessi algus kavandatud 3. augustile. Aga pärast tänast võib see kõik muutuda. Ja siiani pole me tegelikult palju teada saanud, millist kaitset Sarah Grace Patrick võib kasutada süüdistuste vastu, et ta tappis oma ema ja kasuisa. Ja enne kui me jõuame tänaste uute šokeerivate uudisteni, tahan ma selgitada, kuidas me sellesse punkti jõudsime. Willie Walkeri tee lähedal viide südame seiskumisele. 20. veebruar 2025, 911 dispetšeritele tuleb kõne. Tegemist on südame seiskumisega. Viide südame seiskumisele. Öeldi, et ema ja kasuisa on külmad katsudes. Nad arvavad, et elustamine pole enam võimalik. Ei märka nende ümber midagi kahtlast. Politsei on teie juurde teel. Me ei ole kuulnud hädaabikõnet, mis tehti Jamesi ja Kristen Brocki kodust, kuid me teame, et helistajaks oli 17-aastane Sarah Grace Patrick. Väidetavalt ütles ta politseile, et nende vanemad leidis magamistoast mahalastuna tema 6-aastane õde. Dispatcher ütleb, et helistaja Sarah Grace Patrick väitis, et Brockid olid katsudes külmad ja ta ei märganud nende ümber midagi kahtlast. Oleme seda juhtumit põhjalikult kajastanud alates Sarah Grace Patricku arreteerimisest eelmisel aastal. Et näha meie varasemaid kajastusi ja intervjuusid mõne selle loo olulise inimesega, võite minna Sarah Grace Patricku juhtumi toimikusse, mis asub Law and Crime Plus rakenduses. Lähme nüüd tagasi sellesse päeva. 20. veebruaris Carrolli maakonna šerifiameti abisheriifid saabuvad kohale ja alastavad, et Brockid on oma voodis maha lastud. Abisheriifid ütlevad, et nad viisid läbi väsimatu uurimise, mis kestis kuid. Ja kui uurimine veel käis, oli Sarah Grace Patrick sotsiaalmeedias väga aktiivne, rääkides leinast sellistes TikToki postitustes nagu see. Ta esines ka oma vanemate mälestusteenistusel nende kirikus. Ma lihtsalt tahtsin oma emaga ja Jamesiga lüvasti jätta, sest meil pole olnud selleks võimalust. See on nüüd kõne, mis on olnud uurijate ja Patricku perekonna jaoks arutelu all. Nende jaoks, kes on seisnud Sarah Grace'i kõrval. Ja ära kunagi võta neid ega midagi iseenesest mõistetavana. Armasta kogu südamest ja lase neil seda vastu võtta. Ja lõpuks minu arvamus sellest, et ei tohiks inimesi iseenesest mõistetavana võtta. Tahan tänada oma perekonda, keda kutsun ka oma röölikuks, oma vanavanemaid ja õdesid endi, et nad aitasid mul läbi elada minu kõige hullemat õudusunenägu. Ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, tahan tänada Sashat, Priid, Neiti, Maiki, Kimberlit, Heisi, Kip Bowlingut, Katiet ja kõige rohkem oma isa ning Jamie Bennetti, et nad on nii palju tähendanud. Jamie ja ema oleksid teid ka tänanud. Ma armastan teid kõiki ja mina ka ja nemad ka. Vabandust. Nüüd, nagu te selles kõnes kuulsite, Sarah Grace Patrick loetleb hulga inimesi, keda tänada. Ja siis lõpus ütleb ta vabandust. Uurijad nimetasid seda vabandust ohumärgiks. Nad usuvad, et ta lihtsalt näitles.
Selles juhtumis ei tehtud mitu kuud ühtegi vahistamist, kuni eelmisel juulil kutsusid Carrolli maakonna võimud kokku pressikonverentsi. Täna saame kinnitada, et selles juhtumis on kedagi vahistatud. Kristen Brockie, 17-aastane tütar Sarah Grace Patrick on võetud vahi alla ning talle on esitatud 2 mõrvasüüdistust ja 2 raskendatud kalatungi süüdistust. Õiguskaitseorganid ütlesid, et olemas on, tsiteerin, mägitõendeid, mis tõestab, et Sarah Grace Patrick tappis oma ema ja kasuisa. Kuid siiani ei tea me tegelikult, millest see tõendite mägi koosneb. Kui nad ütlevad, et neil on tõendite mägi, siis toimik oli küllaltki õhuke. See on Sarah Grace Patricku bioloogiline isa. Tema nimi on DJ ja ta rääkis meiega ühes oma esimestest intervjuudest eelmisel juulil. Ta usub, et tema tütar on süütu, 100% süütu, nagu ta ütles. Tegelikult oli ta koos temaga ülekuulamisruumis vahetult enne seda, kui tema vahistamiseks anti välja vahistamismäärus. Seejärel viis ta šerifi kontorisse, et ta saaks end üles anda ja neile öeldi, et Sarah Grace Patrickule esitatakse süüdistus Brockide mõrvades. Nüüd on Sarah poolel ka tema vanaisa, mees nimega Dennis Nolan. Ta on Kristen Brockie isa. Nii et ta kaotas selles loos oma tütre. Ma mõtlen, olgem ausad, neil kulus 4 kuud, et arreteerida. Tead, see ajavahe, kui neil oleks olnud midagi sisulist, mis tuli välja esialgsest uurimisest, oleksid nad ta kohe arreteerinud. Aga oluline on märkida siinset perekondlikku dünaamikat. Kõik pereliikmed ei ole Sarah poolel. Ma rääkisin Kristen Daudaga. Tema ema on James Brockie's õde, seega oli ta tema onu. Ja Kristen on avalikult öelnud, et tema onu tundis Sarah Grace Patricku suhtes hoopis teisiti. Ta ütles korduvalt, et ta ei ole see Sarah, keda teie tunnete. Te ei näe päris Sarat. Nüüd on siin Kristeni ema, Kimberly Bowling. Ta astus tunnistajapingile eelmisel augustil Kautseni arutelul. Süüdistatav on süüdistatud minu venna jõhkrates mõrvades. Ja minu venna naise mõrvas, kui nad lamasid oma voodis. Tulistati mitu korda, sealhulgas mõlemad pähe. See oli emotsionaalne tunnistus. Ja kui sa kuuled seda tunnistust ning saad teada, et Brockid tulistati mõlemad pähe, siis paneb see sind mõtlema Sarah Grace Patricku tehtud 911 kõne peale. Kui dispetšerid ütlevad, et helistaja leidis, et Brockid olid katsudes külmad ja ei vajanud elustamist. Ja et ei olnud mingeid kuriteole viitavaid märke, vähemalt nii palju, kui helistaja nägi. Oluline on märkida, et me ei ole näinud kuriteopaiga fotosid. Me ei ole näinud sündmuskohalt kehakaamera videot. Sellel augustikuisel kohtuistungil keeldus kohtunik Sarah Grace Patrickule kautsjoni määramast ning ta on jätkuvalt maakonna vanglas kinni peetud. Tunde pärast seda kohtuistungit esitas suur vandekohus talle selles asjas süüdistuse. Nüüd on talle esitatud 2 mõrvasüüdistust ja 2 raskendatud kallaletungi süüdistust. Alguses määras kohtunik kohtuprotsessi kuupäevaks 2026. aasta jaanuari, kuid seejärel lükati see edasi 3. augustile. Nii prokuratuur kui ka kaitse tundusid selleks kuupäevaks valmis olevat, kuid siis tulid mõned suured üllatused, mis näisid täna sellel kohtuistungil päevavalgele tulevat. Kui Sarah Grace Patricku uus advokaat taotles kohtuasja edasilükkamist. Sest sinuga, mida ma arvasin, lihtsalt tõendite käitlemise ahela probleem osutus palju suuremaks probleemiks, mis puudutab GBI-d, šerifi bürood, politsei osakonda ja üldiselt kogu tõendusmaterjali. Sarah Grace Patricku kaitse loetles mitu põhjust, miks tema kohtuprotsessi tuleks taas edasi lükata. Üks neist põhjustest on see, et neil on lihtsalt rohkem aega vaja, sest Patricku juhtumiga tegeleb täiesti uus meeskond. Äga advokaat Hoover ütleb ka, et viimase nädala jooksul on ilmunud välja uusi tõendeid. Ta ütleb, et see on seotud ühe politseinikuga, kes reageeris sündmuskohale tol päeval 2025 aasta veebruaris. Aga reedel, kui ma kohtusin prokuratuuriga, et vaadata üle füüsilised tõendid, saatsid nad täiendava raporti ühe kohaliku korrakaitseametniku poolt. Probleem on selles, et see ametnik on ka teistes raportites. See ametnik on tunnistajate nimekirjas. Aga selle info põhjal, mis me saime ja selle põhjal, mis Bray Williamsil oli, ei teinud see ametnik raportis tegelikult midagi. Ta lihtsalt oli seal. Nüüd saame teada, et see ametnik ei kirjutanud raportit, kuid ta käis prokuratuuri kontoris sõna otseses mõttes eelmisel nädalal ja ütles, tead mis?
Ja ma olen kindel, et nad saavad neid parandada, kui ma eksin. Minu arusaamine on, et sellel ametnikul oli aimdus, et relv, mida võidi tulistamiseks kasutada, panditi ühe kindla isiku poolt, kelle nime me kunagi ei teadnud. Me saime prokurörid iga viimasegi märkme. Ja selle ametniku aimdus viis selleni, et relv jõudis teise inimeseni, kelle käes see relv oli, ning ametnik testis relva ja andis selle siis teisele inimesele tagasi. Me ei polnud aimugi, et need 2 inimest eksisteerisid. Me ei polnud aimugi, et selline test tehti. Me ei polnud aimugi, et võis olla veel üks relv. Me ei polnud aimugi, et ametnikul võis selline kahtlus olla. Me ei pole aimugi, kuidas ametnik sellise järelduseni jõudis. Oluline on märkida, et see on esimene kord, kui me selles juhtumis kuuleme midagi väidetavast mõrvarelvast. Kui me oleme õiguskaitseorganitelt küsinud, kas neil on mõrvarelv olemas, ei ole nad sellele küsimusele vastanud. Ja nüüd ütleb kaitse täna, et oli uurimisega seotud üks relv. Nad ütlevad, et üks relv, mida võidi tulistamisel kasutada, võis olla pandimajja viidud, nagu üks politseinik arvas. Ja et on veel teisi inimesi, kes võisid selle relvaga kokku puutuda, kellest Patriku eelmine kaitsemeeskond midagi ei teadnud. Kaitse väidab ka, et prokurörid ei olnud sellest samuti teadlikud. Me oleme nüüd olukorras, kus ausalt öeldes ma ei tea, kas see oli üks omapäi tegutsenud politseinik, kes lihtsalt tegi tegelikult kõike, mida ta tahtis, ega andnud kellelegi aru, või on siin midagi enamat. Ma pean nüüd oma kahtlusi edasi uurima. Ma pean nüüd uurima, kuidas ta üldse sellise järelduseni jõudis. Ma pean nüüd uurima neid 2 inimest. Tegelikult oli neid rohkem kui 2 inimest, kellest ma ei teadnud enne reedet, täpsemalt reede pärastlõunat, ja nüüd pean ma nende kohta uurima, nad üles leidma ja nendega edasi tegelema. Ma pean minema pandimajja, et näha, mis seal juhtus. Ma mõtlen, et me oleme nii palju rohkem infot avastanud pärast seda, kui ma selle juhtumi üle võtsin ja oma meeskonna kaasa tõin, et me ei saa veel täielikult valmis olla Patrikut kaitsta. Praegu ja veekord see ei olnud prokuratuur, kelle käes see info oli. See oli, nüüd ma näen, et siin on probleem. Ma arvasin, et see on väike probleem. Sellest on tohutu probleem. Ja alates reedest teame nüüd, et on olemas politseinikke, kes tegelikult ei teinud midagi või ei esitanud mingeid tõendeid, mida oleks esitatud meie peaprokurörile, proua Williamsile ja siis minu jaoks peaprokurörile. Nüüd tulevad päevavalgele võimalikud teised relvad, võimalikud teised kahtlusalused, võimalikud teised kontaktid, võimalikud teised seosed, millest keegi seni midagi ei teadnud. Ja taas kohtud arutavad kohtupraktikat, nii et ma ei hakka sellesse süvenema. Aga praegu oleme olukorras, kus ma saan aru, et see kohtuprotsess oli määratud toimuma või see asi pidi kohtusse minema. Ja ma saan aru, et Preili Patrik on kogu selle aja vanglas olnud. Meil on temaga olnud see raske vestlus, aga ma olen selles olukorras tema vanuse tõttu. Juhtumid üdritsevate asjaolude tõttu, samuti leevendavate asjaolude, uue teabe, võimalike teiste relvade ja teiste inimeste tõttu. Ma mõtlen, viimaste kuude jooksul, mil me oleme sellesse juhtumisse süvenenud, on nii palju uut avastatud, et me palume rohkem aega. Et me saaksime olla ette valmistatud ja mitte ainult karistuse määramiseks, vaid ka põhiasja enda jaoks. Leevendavate asjaolude uurimine ei puuduta ainult karistust, vaid ka tegelike probleeme uurimistega, mida need ametnikud läbi viisid, eriti selle juhtumi juhtivuurija puhul. Nii et leevendavate asjaolude küsimus puudutab tema vanust, karistuse määramist ja kohtuasja põhiosa. Aga nüüd teame GBI tõendite põhjal, et ikka veel tuleb infot juurde, ikka veel tuleb uut teavet. Nüüd tundub, et kaitse soovib võtta agressiivsema lähenemise uurimise ja selle uurimise käigus tehtud järelduste osas, kuidas õiguskaitseorganid jõudsid järeldusele, et Sarah Grace Patrick on tapja. Nüüd on olemas uued tõendid selle kohta, et on mingi omavoliline politseinik, kes alguses ei kirjutanud raportit, aga ilmselt paar aastat hiljem, paar nädalat enne kohtuprotsessi tuli tal see meelde. Nüüd pean ma kirjutama raporti ja on uus relv, millest peame rääkima. On taas uusi kohtuekspertiisi tõendeid, millest peame rääkima, on uut kontaktinfot, millest peame rääkima ja see ei tule prokuratuurilt. See on info, mille ma avastasin, sest ma nägin, et oli probleem ja probleem osutus palju suuremaks, kui see alguses paistis. Võite seda arvestades teie aukohus.
kuriteo iseloomu tõttu, kuna Brady Patrick võib potentsiaalselt saada, ma mõtlen 2 eluaegset vanglakaristust ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Kaitseadvokaadina vajan rohkem aega, et avastada või lihtsalt sügavamalt uurida kogu seda uut teavet, mille oleme avastanud. Enne kui saan korralikult öelda, et suudan teda innukalt esindada ja kõik oma kohustused täita. See on probleem, mille juurde ma ei taha 20 või 30 aasta pärast tagasi tulla ja veike seda uuesti kohtus arutada, sest ilmub välja mõni teine ametnik uue teabega, millest me varem ei teadnud. See ei ole nii, et ma haaran õlekõrtest. Siin on tegelik probleem, mille riik ja mina peame enne selle juhtumiga edasiliikumist välja selvitama. Nende põhjustel teie aukohus, kui kohtul ei ole küsimusi, palume me menetluse edasilükkamist, et minu meeskond, kelle oleme kokku pannud ja kes on kogu selle teabe osas väga pädev, saakski seda teha. Meil on lihtsalt rohkem aega vaja, sest seni pole olnud piisavalt aega. Nii et kaitse esitab mitu põhjust, miks nad usuvad, et see kohtuprotsess tuleks taas edasi lükata. Kuid siis prokurörid vastasid ja alustasid sellega, et tõid välja, et Patrick uus kaitseadvokaat tuli tegelikult juba veebruaris. Esiteks põhimõtteliselt samas järjekorras, nagu kaitseadvokaat need läbi käis. Ta ütles, et on uus meeskond, mille nad panid kokku spetsiaalselt karistuse leevendamise või just T-boxi dokumentidega seotud küsimuste jaoks. Me räägime sellest varsti lähemalt. Esiteks, nad panid oma uue meeskonna kokku ja tahavad oma eksperti vahetada, aga nad teevad seda alles juunis. Veebruaris nad seda ei küsinud, märtsis nad seda ei küsinud, aprillis nad seda ei küsinud, mais nad seda ei küsinud. Ja ka juunis nad seda ei küsinud. Nüüd, kohtuprotsessi eelõhtul tahavad nad oma eksperti vahetada. Kui nad oleksid tahtnud seda teha, oleksid nad saanud seda juba varem teha. Varasem kaitse selles asjas, Freddie Williams, palkas pärast asja saamist väga kiiresti Dr. Schaefferi ja ikkagi ei saadud 6 kuu jooksul aruannet. See ei olnud kaitse pingutuse puudumise tõttu. Lihtsalt Dr. Schaeffer ei andnud seda üle. Ma saan aru, miks nad tahavad oma eksperti vahetada. Kui nad tahavad seda teha, on neil olnud selleks 6 kuud. Minu arvestuse järgi on neil veel 21 päeva. Meil on vandekohtu valimiseni 3 nädalat. Nad on endiselt Brady 10-päevase tähtaja sees, nad võivad selle asja ära teha. Mis puudutab T-Faxi dokumente, millest me rääkisime, siis need T-Faxi dokumendid saime mõned nädalad tagasi. Need on suures osas koopiad sellest, mis oli juba üle antud. Oluline osa neist dokumentidest, mis puudutavad süüdistatavat ja tema ajalugu, oli juba üle antud. Juba Dr. Schaifferi poolt läbi vaadatud ka selle riigi eksperdi poolt, kelle me selleks veebruaris palkasime. See on midagi, mida nad oleksid võinud teha. Nad lihtsalt otsustasid seda mitte teha. Kaitse tõi samuti esile muresid seoses Patricku karistamisega, kuna tema vanusega seotud küsimusi polnud käsitletud. Ta oli oma vanemate surma ajal 16-aastane. Kui see on tõepoolest karistamise küsimus, siis kui riigile soodne otsus tehakse, tõenäoliselt augustis, septembris või hiljem. Kui see peaks vajalik olema, võib kohus alati karistamise edasi lükata, et kaitsel oleks võimalik neid karistamise küsimusi uurida. On ka teisi alternatiive peale kohtuprotsessi peatamise. Siin on see, mida prokurör ütles kaitsemurede kohta selle juhtumi tõendite kohta. See on see, mida ta ütleb relva kohta, mida võidi selles asjas testida. Ja ta ütleb, et väidetavalt ei olnud see mõrvarelv. Teiseks, mis puudutab GBI-lt veel oodatavat tõendit, siis see oli põhimõtteliselt taotlus. Ma kasutan juba mainitud terminit nende testilisprotseduuride kohta, dokumentatsiooni kohta, mida testijad oma protsessi käigus koostavad. Kaitse ei küsinud seda veebruaris, ega märtsis, aprillis ega mais. Nad küsisid seda juuni keskpaigas. Nüüd tegeletakse nende asjadega, aga meil oli 6 kuud aega, et need dokumendid neile anda ja nad ei küsinud. Ja nüüd aitab riik kaasa, et need dokumendid nende kätte jõuaksid. Ma tahaksin leida ise näha. Need ei ole süüdistuse jaoks vajalikud, aga ma tahaksin neid samuti näha. Me töötame selle nimel, et need neile kätte saada. Mis puudutab seda lisamaterjali, mis reedel üle anti, siis meil ei ole siin mingit omavolilist ametnikku. Ma hindan kaitseadvokaadi liialdusi, kuid meil ei ole siin omavolilist ametnikku, kes tegutseks kontrollimatult. Meil oli ametnik, kes testis tulirelva seoses selle juhtumiga või ausalt öeldes ükskõik millise juhtumiga. See ei olnud selle juhtumi puhul kasutatud tulirelv.
Nad testisid seda, nad kontrollisid seda nibini kaudu. Nad tegid kõik selle relva jaoks vajalikud testimisprotseduurid. See ei ole selle juhtumiga seotud. Selle juhtumiga seoses testiti mitut tulirelva. Ükski neist ei ole kõnealune tulirelv. See on lihtsalt üks neist, millest kaitse ei olnud enne reedet teadlik. See on täpselt sama asi nagu kõik teised tulirelvad, mis meil on. Võib-olla tuleb 2 uut jälga ajada, aga need on korrakaitseametnikud. Nad tulevad siia. Võib-olla toob riik nad ristpüsituseks välja, kui ei, siis saab kaitse nad oma kohtukutseõigust kasutades oma tõendite esitamise käigus välja kutsuda. Pole midagi, mis nõuaks lisaaega. Jällegi, siin kehtib 10-päevane nõue. Praegu, kui ma siin kohtus seisan, on meil 21 päeva aega. Meie arvates kuudub riigil seaduslik alus taotleda selle juhtumi arutamise edasilükkamist. Meie arvates ei ole ka faktiliselt mingit põhjust, et kohus peaks selle juhtumi arutamise edasi lükkama. Meie arvates ei nõua õiguse huvid selle juhtumi edasi lükkamist. Selle asemel tuleks see juhtum määrata arutamisele 3. augustil. Ma arvan, et see on lihtsalt ettevaatusabinu. Kuigi mina tean seda reeglit, siis mõned ei pruugi teada. Te mainisite 10 päeva. Ja, meil on 21 päeva aega. Ma tean, mida see tähendab. Jah, selitage seda. Veel kord, Gruusia tõendite eelnev avaldamise reeglid nõuavad, et kogu prokuratuuri teave antaks kaitsele üle 10 päeva enne kohtuprotsessi. Meie jaoks on tänasest 21 päeva jäänud. See arvestab nii tööpäevi kui ka nädalalaetusi. Nii et meil on piisavalt aega, et neile asjad üle anda. Võib-olla, et pole veel asju. Ja ma saan seda illustreerida millegagi, mida mainiti vastaspoole kaitse kirjalikus seisukohas. Nad said äsja kätte Koste kõned, kui ta oli käeraudades. Ma annan need üle kell 10 hommikul, jällegi kõik alates 90 juulist kuni selle kella 10 hommikul. Aga ma ei saa asju üle anda enne, kui need mul olemas on. Nii et nad ei saa neid enne kätte. Kuigi ma väga tahaksin neile anda need kõned, mida ta järgmisel nädalal teeb. Ei saa ma üle anda dokumente, mida meil pole. Seejärel sai kaitse taas sõna ning nad vaidlesid vastu prokuröri väitele, et testitud relv ei olnud see, mida mõrvades kasutati. See ongi probleem. Me saame praegu sõna otseses mõttes tõendeid, mida meil varem ei olnud. Nüüd, mida riik ütleks, oleks see, et see on relv. See läbis sama testi nagu kõik teisedki relvad. See ei olnud üks neist. Ma ei tea seda. Sest lihtsalt sellepärast, et ohvitser, kes pole viimased 3 aastat raportit kirjutanud, ütleb nüüd seda, peaksin ma lihtsalt prokuratuuri sõna uskuma. Kaitseadvokaadina pean ma seda uurima. Kui riik teeb sellise julge väite, et see on relv, mida me testisime nagu kõiki teisi relvi, ja seda pole enam olemas, andsime selle tagasi. Ma pean rohkem tegema. Ma pean neid teste nägema. Ma pean kõigepealt enne teste välja selgitama, kuidas ta selle niinimetatud ainduse sai. Ma mõtlen, me oleme mõrvaprotsessil, topeltmõrva asjas ja nüüd toovad omavolilised tegutsevad politseinikud sisse tõendeid, millest keegi varem ei teadnud ja ütlevad, et said need lihtsalt ainduse põhjal. Riik ei toonud seda välja. Riik tahab öelda, et see on lihtsalt järjekordne relv, mis testide järgi ei olnud tulistamisel kasutatud relv või et tegelik relv on konfiskeeritud. Ma ei saa sellega nõustuda. Kohus ei saa sellega nõustuda ja vandekohus ei saa sellega nõustuda. Kaitseadvokaadina pean ma alustama sellest, mida sa tegid, et sa alguses raportit ei kirjutanud. See on see, mida kohtunik ütles otsuse tegemise kohta, kas protsessi veelgi edasi lükata. Minu kavatsus on, et see teile määrataks. Ma ütlen hiljem, et hiljemalt 3. päeva keskpäevaks, aga tegelikult tahan, et see määrus oleks homme pärastlõunaks juba välja antud. Nii et andke mun aega 3. päeva keskpäevani, juhuks kui midagi juhtub. Aga tegelikult tahan ma selle korralduse homme pärastlõunaks valmis saada. Nii et tõenäoliselt teisipäeval või kolmapäeval sel nädalal otsustab see kohtunik, kas seda juhtumit lükatakse taas edasi või kas Sarah Grace Patrick peab järgmisel kuul oma ema ja kasuisa mõrvade eest kohtu ette astuma. See oli kõik saatest On The Case, mida esitleb Law and Crime. Saate meid jälgida YouTube'is ja Spotify's ning nüüd oleme ka Peacock'is. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.